Söögiseentega on asi tegelikult nii, et inimene peab endale selgeks tegema teatava valiku söögiseene liike ja nende juurde siis jääma või siis tasapisi õppima ükshaaval näiteks juurde mõned head liigid. Parem korjata vähem seeni söögiks, kui ettevaatamatult korjata hulkaga seeni, mis ei ole söödavad. No paremad söögiseened võiks siiski ära teada. Peale pilvikute, riisikate, puravike on meil siiski ka veel teisi, mis on head söögiseened. Seen, mida tänapäeval siiski osa inimesi juba tunneb, aga mõned siiski veel jalaga löövad, on kitsemampel. Männimetsades, okasmetsades, praegusel ajal näiteks on teda päris palju. Ja kohati, kus inimesed lähevad otsima midagi muud, võivad nad praegu tõesti leida kitsemamplit. Nii et tasub teda tunda. Kitsemampel ei ole kunagi täiesti valge. See on oluline teada, et ei läheks kindlasti segi valge kärbseseenega, mida kunagi on juhtunud. Valge kärbseseen on tõesti igalt poolt valge, aga kui vaatate kitsemamplit, siis tema jalg võib olla suhteliselt valge, siidine, sarnane sellele ja jala peal on rõngas. Aga kui vaatate kübarat alt, siis see ei ole kunagi valge. Sellel on beežid toonid. Noortel seentel on tihtipeale näha hästi ka hallikas kirme kübara peal. See on ka talle iseloomulik. Aga mida tal kindlasti ei ole kotti jala alusel, nii nagu on kärbseseentel. Nii et kui nüüd teete jälle seene katki, nii nagu šampinjonidega soovitame teha, siis näete, et eos lehekesed ja kübara liha on erinevat värvi. Söödavatest seentest, kui seene puudus on ja võiks ka vahel proovida, on tegelikult päris söödavasiga harilik murumuna. Ta tuntakse ka ämmatossuna. Vahe on selles, et kui ta on harilik murumuna, siis ta on sees täiesti valge. Aga kui ta on ämmatoss, siis ta ajab seest tolmu. Ja murumuna, kui ta on noor, täiesti valge seest, siis ta kõlbab süüa. Tuleks ta nagu ära koorida kartulina ja kohe pannile, aga ainult nii kaua, kui neid on täiesti valge. Üks seen, mida nüüd võiks küll hakata ka ära tundma, on hobuheinik. Hobuheinik on ilus kollane seen, eriti altpoolt vaadates. Pealtpoolt, kui ta kasvab liivastes männikutes enamasti, siis ta on natuke pruunikas ja ta võtab endale ka liiva külge, nii et ta peidab ennast ära, ütleme sinna liiva sisse. Kes on harjunud teda võtma, see võtab üles ja siis ta näeb ka ilusti altpoolt neid õigeid tunnuseid. Hobuheinik on üks parimatest söögiseentest. Teda tasub tunda.